ja alustame. Minu nimi on Kairit ja minuga koos Karita ja tere! tere! Ja räägime täna sellest, kuidas siis LifeWave'i plaastrid aitavad kaalu langetamise, kaalu kontrollimise teekonnal. Me ei räägi dieetidest. Ja sellepärast, et jah, ma ei usu dieetidesse. Küll aga usun ja võin seda kinnitada oma isikliku kogemuse põhjal ja Karitel on tema oma kogemus, et LifeWave'i plaastrid aitavad hoida kehakaalu kontrolli all ja sellest me siis räägime. Kõigepealt alustame niinimetatud kõhuprotokollist. Seda me oleme meie LifeWave'i grupis Telegramis jaganud, ma ei tea, paarkümmend korda vähemalt. Ja on hästi läbi proovitud, korduvalt leidnud kinnitust, et see asi töötab. See on siis selline protokoll, mulle see protokolli sõna väga meeldib, meditsiiniline termin, aga kuna paremat sõna ma ei ole suutnud välja mõelda, siis on protokoll. Nii, vaja on 3 LifeWave'i valguskipsu, EION ja SP6. Hästi kiiresti ja hästi lühidalt. Miks just need? SP6 on kindlasti äärmiselt oluline, kui me räägime üldse kehakaalust, sest SP6 aitab reguleerida meie endokriinsüsteemi ja meie hormonaalset tasakaalu ja need on otseselt seotud ka kehakaaluga. EION sellepärast, et põletikud on samamoodi tihtipeale põhjuseks, miks kehakaal ei ole selline, nagu ta võiks või peaks olema. Ja glukoon võimas antioksidant, keha puhastaja ja SP6 siis jah, toetab ainevahetust, kõiki seedeelundeid, nii et isegi kui see kõhuprotokoll tegelikult on ühest küljest jah, kaalu langetus, aga eelkõige siis kogu seedesüsteemi toetus ja seda läheb vaja kõigil. Nii, ja siin on siis 3 erinevat asetust, kus need plaastrid pannakse. Ja ongi siis võimalus, selline miinimumvariant on siis 3 päeva. Sellest on tegelikult vähem. Tegelikult peaks tegema seda siis 18 päeva. Nii et 6 seda 3-päevast tsüklit, 3 korda 6, 18. Aga käime siis läbi. Päev 1 on siis selline, et EION on siin siis selle sinise värviga, 6 sõrmelaiust nabast ülespoole. Käsi, teie sõrme, 6 laiust, siis 3 ja 3. Kas niimoodi? Jah, mina mõõdan niimoodi 3 sõrme ühest käest ja 3 sõrme teisest käest. Nabast ülespoole. Siis glutatioon on paremal pool, kollane, nabast siis 3 sõrme üleval pool. Teie naba, teie sõrmed ja 3 sõrme siis nabast paremale. Nii et nad moodustavad sellise kolmnurga ja SP6 nagu ikka alati vasaku. Nii et ühel joonel on siis SP6 ja glutatioon, kõrgemal on EION. Ja see on siis päev number 1.
Võid teha päeval. See siis tähendaks seda, et hommikul ärkate üles, panete need plaastrid endale siis sinna naba ülesse ja õhtul enne magama minekut võtate ära. 12 tundi on plaastrid kõhul ja järgmine hommik on siis uus asetus, samad plaastrid. Võid teha ka öösel, kes arvab, et päeval on kuidagi ebamugav, absoluutselt vahet ei ole. Mina olen teinud mõlemat pidi, nii päeval kui öösel. Siis enne, kui alustada siis selle kõhuprotokolliga, peaks ennast kaaluma, mõõtma ära enda vöökoha ja puusa ümbermõõdu. Sest mul on selline kogemus ja Karita võib rääkida siis, milline on tema kogemus, on siis jah see, et tihtipeale muutuvad need mõõdud rohkem kui kaal. Kaaluda kindlasti peaks hommikul ja suhteliselt samal ajal, et päeva jooksul, kui te kord kaalute hommikul ja teine kord õhtul, siis neid numbreid on keeruline võrrelda. Nii, päev number 2. Täpselt samad plaastrid, Eion Glutathione SB6, aga nagu pildilt on näha, on see asetus natukene teine. Nad on nabale oluliselt lähemal. Nii et Eion on siis pöidla laiuse võrra nabast ülevalpool. Glutathione jälle ikka paremal, 3 sõrmelaiust nabast paremale ja SB6 siis 3 sõrmelaiust nabast vasakule. Et samad plaatid, sama kogu lihtsalt selles mõttes sama, et Glutathione on alati paremal, Eion keskel ja SB6 vasakul. Ja siis on kolmas päev. Kolmas päev on siis see, kui plaastrid on nabast allpool. Esimene päev nabast ülevalpool, teine päev naba ümber, kolmas päev nabast allpool. Ja Eion siis 2 sõrmelaiust nabast allpool, Glutathione siis paremal pool, 3 sõrmelaiust Glutathione siis 3 sõrmelaiust vasakule ja 3 sõrmelaiust siis nabast allpool. Nii et jälle selline kolmnurk, kus siis Glutathione ja SB6 on ühel joonel ja Eion on siis seal keskel, kolmnurga tipp nii-öelda. Ja päris jah, millimeetreid kindlasti taga ajama ei pea, läheb natukene vilju, pole mitte midagi. Kõik töötab suurepäraselt. Nii et see on siis üks nii-öelda ring, kui päevad 1, 2, 3 on täis, 4. päeval on siis jälle esimene asetus, 5. päeval on teine, 6. päeval on kolmas, 7. päeval jälle esimene, teine, niimoodi siis 6 kolmpäevast ringi, 3 × 6, 18 päeva. Et see on siis variant number 1 ja loomulikult, kui ei ole 18 päeva kannatlikkust, siis võib teha lühemalt, aga väga soovitakse 18-päevane ring ära teha. Ja nagu ma ütlesin, mitte ainult selleks, et kehakaalu langetada, aga ka selleks, et toetada oma seedesüsteemi. Nii, aga on veel üks variant. See nüüd on neile, kellel on rohkem aega, kes soovivad pühenduda kehakaalu langetamisele pikemalt. Ja nende jaoks on meil üks järgmine variant. Meil on olemas ka selline meie LifeWave'i grupid asuvad Telegramis
nii et kui kellelgi on huvi ja grupi lingid postitame siis meie üldgruppi ja alati võib siis isiklikult küsida. Me alustasime selle grupiga augustikuus ja siis olid esimesed tublid, kes võtsid ette 90-päevase väljakutse. Et see on siis natukene selline tõsisem ja põhjalikum lähenemine. Mina isiklikult seda 90-päevast teekonda ei ole läbi teinud, kuna puudub vajadus. Aga meil on inimesi, kes on seda teekonda teinud ja seal grupis on ka siis nende kogemusi ja Karita tütar tegi läbi selle, äkki Karita siis pärast, kui me selle materjali läbi käime, räägib ka siis nii enda kui oma tütre kogemusest. Nii. Ja see on siis selline teekond. Esimesed kuu aega on siis kasutusel, äkki sa saad natukene allapoole liikuda, on siis kasutusel X39, SB6 ja kas sa saad liikuda allapoole? No, meil on see time difference jälle natuke. Ei on ja glutatioon. Nii et 4 plaastriga. Ja kui sa nüüd ülespoole tagasi läheksid. Nii, siin on siis jälle 3 asetust. Siin on väga hea materjal. See siis soovitaks endale välja printida. Siin on kõik puust ja punaseks. All on siin päevade numbrid. Need on siis need päevad, kui on selline plaastrite asetus. See on siis selline, kui X39 on naba all. Oota, nüüd sa läksid liiga. Oota, mine üles, palun tagasi. Aitäh. Et on siin nabast ülevalpool, glutatioon SB6 on siin, on siis glutatioon paremal ja SB6 vasakul, sarnane kolmnurk nagu teisel protokollil, lihtsalt X39 on siin naba all. Kas siin on ka kirjas need sõrmedega mõõdetud vahemaad? Ei ole vist, aga need on, ma võin pärast vaatan üle, aga minu meelest ei ole, aga nad on samad nagu seal, lihtsalt see. Jah, X39 on siin juures. Lihtsalt X39 juures, jah. Jah, et võite siis kasutada neid samu mõõtmisi, mis olid sellel eelmisel protokollil, täpselt samasugune kolmnurk siis nabast ülevalpool. Siis asetus number 2, kui sa liiguksid allapoole, nii. See on siis naba ümbrus. Täpselt nagu eelmisel, lihtsalt X39 on siin, siis ta on selline teemant asetus, ei ole kolmnurk, vaid on nelinurk ja X39 on siis naba all jälle kirjas, mis päevadel on siis nii-öelda teine variant ja kolmas on siis naba alune asetus ja siis X39 liigub nabast ülespoole. Just. Siis see ja kuu aega siis on sellised plaastrid X39, glutatioon, eion ja 3 asetust. Siis järgmised 31 kuni 60 päeva on siis X39, X49 ja SB6. Ja
nüüd on siis tavapärased punktid. Soovitaksin tegelikult X-plaastreid ikkagi kasutada eelkõige seal nabaalusel punktil, mitte seal kaela taga, ja SB6 on siis nagu ikka vasakul jalal. Ja iga päev 3 plaastrit, mõlemad X-id, X39, 49 ja SB6. Ja siin siis ei vahetata eri päevadel asukohti. Ja viimane on siis viimased 61–90 päeva. See on siis keha tasakaalustamise, nii-öelda tulemuse fikseerimise faas. Ja siin on siis X39, 49, SB6 ja Energy Enhancer. Energy Enhancer siis teatavasti käivitab kehas protsessi, mille nimi on beta-oksüdatsioon. Ja see on see, kui keha siis hakkab põletama rasva energia saamiseks, põletuvad lisa 300–600 kalorit. Nii et tavaliselt on kehal lihtsam saada energiat süsivedikutest, aga siin algab siis rasvapõletus. Ja selline on siis 3-kuuline väljakutse. Ja jah, nii et on 2 varianti ja siis on veel 3. variant. See on siis neile, kes on siis oma kehakaaluga rahul ja soovivad seda säilitada. See on see, mida mina kasutan. Ja see on siis selline, et üle päeva on mul SB6 vasaku jala pahklu siseküljest 4 sõrmelaiust ülevalpool asuval tundlikul punktil ja paremal jalal täpselt samas kohas parema jala pahklu siseküljest ülevalpool on glutatioon. Nii, aga äkki Karita, sa jagad oma isiklikku kogemust ja oma tütre kogemust, et teie olete ka oma kehakaalu langetamise teekonnal saanud toetust plaastritest. Äkki sa räägid? Ja tere kõigile, kes vahepeal juurde on tulnud. Mina olen seda sama kõhuprotokolli, seda esimest, mis Kairit rääkis, see 18 päevast, seda ma olen paar korda teinud ja mõõtmised olid sellised, et alati paar sentimeetrit ikkagi läks vähemaks. Ma tunnistan ausalt, kaalu peal ma pole käinud. Tol ajal ma ei käinud selles mõttes, aga sentimeetrid läksid. Aga minu kõige suurem kogemus oli ikkagi ka selle SB6-ga, kui ma seda ikkagi pool aastat järjest tarvitasin ja see oli minu sellel otsuse vastuvõtmisteekonnal toeks, mis ma võtsin, et ma natuke pidin muutma oma elustiili, mis mulle sobis. See variant mulle sobis ja SB6 töötas väga imeliselt mu tervet seda teekonda ja aitas säilitada juba saavutatud. Ja minu tütar siis tegi seda pikka protokolli. Esimene kuu 100% kõik tegi ja need mõõtmistulemused on, ma ei saa neid kahjuks praegu lugeda, sest ma pean kaamerasse vaatama. Et need on tegelikult selles kaalust alla grupis ka kirjas, et tal see tegelikult need numbrid olid nii uskumatud, et ma ei uskunud seda, et ta isegi ei uskunud. Et ta võttis hästi palju just käe ümbermõõt, puusast, kintsu ümbermõõt. Aga kahjuks siis ta läks välismaale vahetusüliõpilaseks ja siis läks natukene lappama see asi tal, aga ta ikkagi ütles, et ta sai sellest tuge. Ja ta siiamaani kasutab endiselt, temale meeldib see Energy Enhancer plaaster, tema kasutab siis seda oma treeningupäevadel ja nüüd ta tuleb varsti tagasi, et ma usun, et me saame teha ühe sihukese uue mineku temaga. Aga ta ikkagi tegi ju see 90 päeva ikkagi tegi ära. Aga ta ise tunnistas, et kuna ta oli see elukoha muutus ja asjad, et ta ei saanud siis, et see rutiin, mis tal kodus juba ilusasti oli, kuidagi tekkis, et tal vahepeal jäi päevi vahele ja niimoodi, et ta ei saanud enam nii
mitte ei saanud, no ju siis oli nagu oli, no nii oli, noh, et jäid mõned päevad vahele ja asjad, aga ei, ta tegi ju tegelikult selle ikkagi need plaastrid kõik ilusasti lõpuni, et selle üle mul oli väga hea meel. Ja äkki sa räägid ka, see oli üks väga armas lugu, kui te läksite shoppama, mis siis toimus? Ja. Noh, ta lihtsalt on selline kogukam tüdruk ja ta ei olnud saanud endale teksaseid. Noh, nii lihtne asi, et teksapükse ta polnud leidnud endale juba, noh, oli juba üsna mitu aastat ja siis ta oli ise selle üle väga kurb ja siis kui üks hetk me läksime temaga siis poodi ja tal läks kohe lausa mitu paari teksaseid, siis ta oli nii õnnelik, et ta nuttis ja mina nutsin kohe, nii et see oli nii armas, et nii lihtne ja väike asi, et kui sa võtad natukenegi alla, võivad mingid olulised asjad su jaoks nii ilusaks muutuda. Ja, Et see oli väga tore kogemus. ja aitäh. Minu kogemus on siis jah see, et mina olen teinud seda kõhuprotokolli. Nüüd ei ole küll tõesti teinud ammu, aga kui ma alustasin oma plaastriteekonda 3 aastat tagasi, siis oligi see, et siis olid ju sellised huvitavad ajad siin vahepeal, kui terveid inimesi enam spordisaali ei lubatud. Ja siis jäid mul tavapärased treeningud vahele, tegin küll igasuguseid muid asju, nii palju kui vähegi oli võimalik, aga ikkagi olid mingisugused sellised üleliigsed kilod, mis segasid. Ja see kõhuprotokoll toimis väga hästi. Ma arvan, et ma tegin seda võib-olla mingi 4–6 korda. Ja mis oli alati huvitav, oli see, et see kaalulangus jätkus ka siis, kui see 18 päeva ja mina tegin alati selle nii-öelda täisvariandi 18 päeva. Iga kord, kui see 18 päeva sai läbi, jätkus kaalulangus. Ja eriti tore on see, et see kaal nüüd ongi seal, kus ta tegelikult peab olema ja teda on pea 10 kilo vähem kui enne. Nii et väga hästi on. Ennem kui me lõpetame, eesmärk oli püsida täpselt pooles tunnis, siis ma räägin mõned märksõnad lihtsalt, sest kõik loomulikult ükski plaaster ei tee mingit imet. Ikkagi ise tuleb ka kaasa aidata, kindlasti tuleb liikuda ja tuleb ikkagi mõelda, mida te suhu panete. Ja kõige olulisem, ma ei hakka rääkima seda, mida süüa ja mida mitte süüa, see on igaühe oma valik, aga mis on äärmiselt oluline, on millal süüa ja palju süüa. Sest olgem ausad, meie, kes me elame oludes, kus toitu on külluses, meie õige tihti unustame ära, kui suur on meie magu. Täpselt nii suur kui teie peopesad. Aga see toidukogus, mida me sööme, on tihtipeale oluliselt suurem. Ja millal süüa, see siis on samamoodi oluline, et viimase söögikorra ja magama mineku vahel peaks olema vähemalt 3 tundi. Ja mis on veel oluline, kui me räägime kehakaalu langetamisest ja Karita võib seda kinnitada, on parasiidid. Tihtipeale on meie kehas parasiidid ei ole halvad, neil on meie kehas oma roll ja neid on liiga palju tegelikult siis, kui kehas on liiga palju mürke, sest seda tulevad tegelikult parasiidid siis kahjutuks tegema. Aga kahjulikud on siis parasiitide elutegevuse jäägid, mis on toksilised. Nii et parasiidi kuur vähemalt kord aastas on lemmikloomad siis tihedamini. Ja meelest tuleks pidada siis jah seda
lihtsat reeglit, et parasiitidele meeldib kõik, mis on magus ja neile ei meeldi kõik, mis on magu. Ja parasiitide söömine algab siis peale kella 6 õhtul. Nii et väga lihtne on ka parasiidid lihtsalt nälga jätta, neile mitte toitu anda, lihtsalt nii, et ei söö peale kella. Siis kindlasti on äärmiselt oluline see, et söögiaegade vahel oleksid vahed, et selline lõputu näksimine lihtsalt kurnab keha ja keha peaks saama puhata. Ja siis jah, lihtsalt selline lihtne reegel, et toit võiks olla värske, toit võiks olla päris võimalikult vähe töödeldud, hooajaline ja kindlasti kvaliteet on olulisem kui kvantiteet. Et nii kurb on vaadata, kuna see toidu teema on minu jaoks olnud oluline juba aastaid. Tegin ka kunagi kohviku selleks, et pakkuda inimestele kvaliteetset toitu. Et kurb on jah vaadata vahest inimeste ostukorvi kuskil toidupoes, kus asjad on kõik pakendatud ja seal ei olegi nagu päris toitu. Üks asi on kindel, et võiks lugeda silte, võiks teada, mida te sööte. Ja kui on mingisugune aine, koostisosa, mida te ei suuda hääldada, siis seda ei peaks ka sööma. Äkki Karitsa saab selle parasiidi teema kohta ütled ka midagi, sul oli? Jaa, minul läks 4 kuud aega, et selgus tegelikult üks asi, miks mu keha hoidis, ei lasknud sellel kaalul üldse langeda, oligi see, et mul olid kehas parasiidid, kes suurepäraselt miskipärast pesitsesid mul soolestikus ja kuidagi tarbisid ise ära ja ülejäänud asju ei lasknud ka minema, nii et siis, kui mul parasiitidega saime nagu ühele poole, siis hakkas kaal ka kohe alla minema, nii et teinekord võivad olla ka parasiidid need tüübid, kes hoiavad meil kaalu üleval. Et minul oli see juhtum. Just, et see on... Tookord, ma võtsin ühtesid tilkasid, et neid variante on erinevad, et ei pea 4 kuud võtma, on ka kiiremaid versioone, aga minul läks tookord jah 4 kuud, kui nad täitsa kadunud olid. Ja, et sellest me jah täpsemalt ei räägi, eks igaüks leiab endale sobiva variandi. Variante on palju, infot on palju ja veel üks asi, enne kui me lõpetame, kui me räägime kehakaalu langetamisest, siis veel üks äärmiselt oluline asi on uni. Kui inimene ei maga piisavalt, kui on unepuudus, siis on segi hormonaalsüsteem ja tihtipeale mõjutab ka see kehakaalu. Nii et kvaliteetne uni on samuti äärmiselt oluline komponent, kui me räägime sellest, et olla terve ja olla siis sellises ideaalses kehakaalus. Teie liigsed on äärmiselt tänulikud liigse kehakaalu kilogrammi eemaldumise eest, sest kõik see liigne on liigestele lisakoormus. Nii et selline kaalulangetuse teema sellest, kuidas on võimalik seda protsessi toetada LifeWave'i plaastritega. Ja järgmine on mul rääkida meie aju tervisest. See on ka nii oluline teema. Inspiratsiooni doktor Stacey videost, mille ma värskelt postitasin ka sinna Elve gruppi. Nii et ma ei oska veel praegu öelda täna, millal see kuupäev on,
aga ilmselt umbes 1,5 või 2 nädala pärast annan siis teada ja kohtume siis taas. Nii et aitäh teile kõigile ja kellel on huvi, kellel on tahtmist, siis proovige ja edu ja kannatlikkust ja järjekindlust teile. Aitäh ja kohtumiseni! Kohtumiseni!